14. mail toimus üle Eesti muuseumiöö teemal Öös on laineid. Valga muuseum avas oma muuseumiöö inimainete tegemisega muuseumist piirini. Kuigi osalejaid oli oodatust vähem, et teha üks suur terviklik laine, tehti palju väikseid laineid, millele kaasa mängisid kirikukellad. Mis teile siin juures kõige rohkem meeldib? Inimeste ühtehoidus ketis, nagu Balti ketis oli. Piiri peal sõlmiti Valka ja Valga muuseumi koostööleping. Valga muuseumi ja Valka kodulumuuseumi vaheline sõpruse ja koostööleping. Heas usus meie ühise kodulinna 730. esmamainimise aastapäeva puhul sõlmivad Valga muuseum ja Valka kodulumuuseum alljärgneva sõpruse ja koostöölepingu. Selle lepinguga lubavad mõlemad osapooled nüüd ja igavesti tõhustada ja parandada muuseumide omavahelist koostööd ja aidata igati kaasa kahe linna headele suhetele. Valga ja Valka linnapea võtsid osa inimlainest ning uurisime, mida Valga linnapea arvab sellest. No see oli tegelikult äge, et tulla niimoodi Eesti poolt Läti poole peale sellise lainega ja sellise rõõmuga, et see andis tunnet, et linn on ikka üks, et saab kokku kasvada küll kaks linna, Valga ja Valka. Me ikka järjest enam tahaks tehagi Valga ja Valka vahel nagu koos asju, et meil on see eripära, et Valga ja Valka Läti piiri ja Eesti-Läti piiri peale. Siin on mõnusaid asju võimalik teha koos sellist, mida Eestis ja Lätis mujal teha võimalik ei ole. Et mul on hea kolleegi Vents siin kohe kõrval, et temaga me alati peame plaani, mida natuke teistmoodi teha, et saada ka Riias ja Tallinnas pilli peale. Kahju natukene, et selle aastal muuseumi on Eestis ja Lätil erinevad ajalgadel, et Lätis nimelt on järgmise nädalal. Loodan, et järgmine aasta on see sama nädalavahetusel, siis me saaksime koos teha siin midagi ägedat. Muuseumiöö programm jätkus hoogsalt, kus mängisid pillid ja sai külastada Valga muuseumit. Muuseumit külastas öö jooksul üle 300 inimest.